Everesting by Foot. See on maailma raskeim ronimisväljakutse, mille läbis oktoobri alguses meie tehnik Sander Mandri. Mitte kunagi enam. Ja mainima peab ära ka selle, et jalgsi täispikkuses on selle väljakutse vastu võtnud ja läbi teinud vaid 895 inimest. Ole hea ja räägi, kuidas see seiklus kõik sinu jaoks algas. Et võib-olla kõik hakkas ka sellest, et üks päev enne väljalendu lõpetas mul tegelikult käe-kell koostöö ja tuli kõigepealt leida asendus sellele. 10. oktoobri hommikul lendasime siis Graasi Austriasse. Olime välja valinud ühe konkreetse tõusu, kus me saime siis nii-öelda ligi autoga nii alguspunkti kui ka lõpp-punkti. Saabusime Austriasse, saime kätte oma auto, ühe hea võimeka Octavia, mis sai ikka päris korralikult sai vatti tegelikult nendel päevadel. Kui me jõudsime sinna, siis me läksime tegelikult esialgu rajaga tutvuma, kuna me teadsime, et rada on niisugune tehniline. Me läksime kontrollima, et kuidas rada välja näeb, kus kohas see läheb. Üllatus oli päris suur, et raja alguse osa ei olnud üldse märgistatud. Lihtsalt suvaliselt läbi metsa, Strava kaardi kaudu me siis navigeerisime seda, näitasime siis seda raja üles, et see oleks korrektne. Strava salvestas ära, võttis omaks, et see on see lõik, mida me hakkame tegema. Eelneval päeval kindlasti mõtlesime, et teeme seda ikkagi enamus ajast joostes. Illusioonid ja eesmärgid olid väga kõrged. Tõus oli tegelikult nii ränk, et see esimese kilomeetriga rajal me tõusime 200 meetrit ülesse. Selleks 9 kilomeetriks kulus meil üldiselt 12 minutit. See oli minu jaoks terve tõusupäeva ajal suur verstapost, et kui ma teadsin, et ma jõuan sinna sealt metsa vahelt välja. See on umbes 1 kilomeeter läbitud ja 200 meetrit on läinud. Sinu abikaasa Helen, mis olid tema ülesanded ja mida tema seal tegi? Tema oli meie nii-öelda transport ülevalt alla. Tema hoolitses ka kõige selle eest, et meil oleks olemas toit, joogid, asjad, kõik meie vajadused, mis meil oli vaja, et täitma meil pudeleid ja samas olema ise ka kuidagi võimalikult positiivne. Mida käima? Nagu ta ise ütles, et üritas alati naeratada, et see kõik tunduks kuidagi nagu parem. Kuidas siis start välja nägi ja mis kellast seda retke alustasite? Eesmärk oli alustada seda hommikul kell 6. Tahtsime seda võimalikult mõistlikul kellaajal õhtul lõpetada. Mõtlesimegi, et kell 9 lõpetame õhtul ära. See oli mingisugune minu eesmärk, mu baarimees, tema ütles, et lõpetame kell 6, et siis läheme veel vaatame, et seal on üks pubi, et äkki saame õhtul ühe õlle teha. Küll ütlesin talle, et see ei ole reaalne. Aga ta sai sellest päris kiiresti aru, et sinna me ei jõua. 6.13 hakkasime siis liikuma. Läksime ikka väga kiire tempoga peale. Strava ise on nagu peab edetabelit lõikudel, et kes seda lõiku aegade jooksul on siis nagu läbinud ja mis kiirustega. Siis oma esimese läbimisega me tegime aegade 6. aja ja ma tundsin kohe, et see on nagu palju, sest pulss oli esimene tõus üle 170 kogu aeg. Kui mõistus tegelikult ütles kogu aeg, võtta maha, 23 korda veel. Kergelt lasime maha ja teised tõusud läksid juba niisugune gramm aeglasemalt, ikkagi väga intensiivselt, kuniks tekkisid väiksed komplikatsioonid. Aga millal hakkas raske ja mis oli sellel väljakutsel kõige suurem katsumus? Ma usun, et raske hakkas 5. ringil. Alguses oli nagu tunne, et sul on nagu raske, aga kuna keha peab, siis sellest raskusest saad üle. Et kui valusi pole, siis on kõik hästi. Aga 5. ring tundsin kerget pakitsust reites ja mõtlesin, et lasen kaaslase ette, et äkki ta läheb nagu aeglasemalt. Aga ta tahtis sama tempot teha, mis mina tegin ees. Tunnen, et iga tõusuga, mida intensiivsem oli, siis tunned, et reied lähevad nagu paksemad. Kuni oli üks väga suur tõus ennem lõppu. Tundsin, et kõik jalad kisuvad ja nii kui sain lameda maa peale, läksid täiesti krampi. Et ma ei suutnud liikuda. Rasketel tõusudel hakkab ikka krampi minema. Lihtsalt kuidagi vänderdasin, mul oli kuskil 100-200 meetrit oli veel autoni. Ma terve aeg mõtlesin, et ma jõuaks ennem autosse, ennem kui krambid tulevad, siis tihtipeale kui kramp tuleb, siis ta saab selle trauma kätte ja väga raske on nagu tagasi taastuda sealt. Aga kahjuks jõudsin täis krampidega autosse, sain kuidagi istuma. Anname üks banaan. Proovisin masseerida jalgu, lasin püstoliga jalgu üle. Ma tarbisin kogu aeg vedelikku, ma olin 3 tunniga joonud vist, ma arvan, et peaaegu 3 liitrit vett. Aga soola väga polnud, et see saigi saatuslikuks, ma arvan. Kas oli ka allaandmise tunnet? Ei olnud. Pigem tekkis niisugune meeletu frustratsioon, ma arvan, teadmatus, et kas tõesti nagu mul on 5. ring, et ma olen siia tulnud, ma olen vaeva näinud, kas juba nüüd on läbi. Aga otsustasime, et seal tuligi väike pikem paus. Jõin, üritasin nagu lihtsalt saada nagu jalad pehmemaks ja samal ajal sõitsime alla. On siis 8 tehtud ja siis on chipsid ja alkoga põlu. Öelda, et see on kõige parem ravim krampide vastu. Et toidab kõike, toidab ka meelt. Vaatame, läheb.
Helen muidugi ütles, et ei ole midagi, et sul on varem veel olnud võistlustel krampe. Nad on kuidagi tsüklina üle käinud ja ma olen saanud ennast uuesti liikuma ja ma olen jätkanud. Siis otsustasimegi, et lähme uuele tõusule, aga lähme hästi rahulikult. Voltareeniga lasin kõik jalad paksult üle, et see on nagu üldiselt aidanud krampide vastu mul. Tegin ukse lahti, mõtlesin, et tõusen nüüd püsti, panen püksid jalga ja nüüd tõuseb püsti, siis kukud kokku lihtsalt, et kuna jalad lähevad laks kohe uuesti. Paarimees ütles, et aga proovime, lähme hästi rahulikult ja siis nii me siis tiksusime, et alguses on esimene 100-200 meetrit oli niisugune hästi lauge, lonkad, nagu pakud lihtsalt, jalad on nagu täiesti isuvad meeled, aga esimene tõus on kohe niisugune teravat serva pidi ülesse. Seal ma arvan, iga 10 meetri tagant viskasin pikali, venitasin. Ega lootust polnud väga, ma mõtlesin, et kas ma kutsun nagu poole peale auto järgi. Kuigi see ringi tulnud, see tuli umbes 5 minutit pikem, aga tundus nagu terve päev. Valu oli ikka nii meeletu. Ja nii see läks umbes 5 ringi, ehk siis umbes 3 tundi koos allasõitmiste ja kõigega. Kogu aeg masseerisin, kogu aeg üritasin süüa, söögisoola panin vette, proovisin lihtsalt taastada ennast, töödelda jalgu ja järk-järgult läks pehmemaks. Vaheldumisi käisid kõik jalad, reied, sääred, kõik käisid krampides ära ja ma arvan, et umbes 12 ringi enam krampi polnud. Et siis tuli umbes 4 ringi valuvabalt, siis oli väsimus mängis hästi tugev roll. Ja siis hakkas mul puus haiget tegema, aga puus tegi haiget stabiilselt. Et ta nagu tuletas ennast kogu aeg meelde, aga ta nagu ei võtnud rajalt maha, et siuke kerge lonkamine. Aga kuidas sa ise oled rahul oma sooritusega ja mis olid siis lõpuks need tulemused? Üldiselt jäin selle poolest rahule, et ma tegin selle ära. Alguse eesmärgid olid ikkagi kõrged, et me tahtsime teha selle liikumisaja alla 11 tunni. Tuli kahjuks 12,5 tundi, sõltuvalt sellest, et me pidime võtma tempot kõvasti maha. Kuna paarimehel samuti oli krambid alates 11. ringist. Et mulle toodi nüüd välja, et kui me eelmine kord siin rääkisime, sama küsimus, et mis see eesmärk on, et ma ütlesin, et alla 11, siis ma ise ei pannud tähele, aga mul treener, õde, vaatas kõrvalt niisuguse üllatunud näoga, toetama ei saanud aru, et huvitav, et kas nii hull siis või. Aga tundub, et ma olin pannud ikka päris kõva eesmärgi. Eesmärgid muutusid. See, et kui ma sain aru, et ma olen võimeline lõpetama, siis oli kõige suurem eesmärk üldse, et lihtsalt minna lõpuni. Kui sa peaksid kunagi selle väljakutse veel vastu võtma, siis mida sa teeksid teistmoodi? Kindlasti kuulaksin rohkem oma treenerit, alustaksin rahulikumalt, hästi tugev söömis- ja joomise distsipliin. See on ikka aluseks, et keha ei läheks šokki. Keha jaoks on see tohutu trauma ja oleks natuke realistlikum, paneks võib-olla eesmärgid madalamad ja üritaks neid järk-järgult tõsta. See toob rohkem edu. Aga seda, kas ma tahaksin seda uuesti teha, siis ma kahtlen. See oli ikkagi kõrvaltvaatajale võib tunduda, et mis see matk on, aga ma ei ole mitte kunagi elus mitte midagi nii rasket teinud, kuigi ma olen olnud elus väga rasketes olukordades. Jalg jala ette ja äkki ükskord tuleb lõpp saada. Ja kindlasti oli abiks ka sinu õde Karmen Reinpõld. Tema siis oli su treener ja kuidas oli tema sinu tulemustega rahul? Ta elas väga kaasa. Tema oli väga rahul, luges mulle vahepeal sõnu peale toetavalt. Ta teadis, mida ma kogen. Üks hetk ma kirjutasin talle, ütlesin, et olen stabiliseerunud, et nüüd on eesmärk ainult lõpetada. Aga mis muud eesmärki saab olla, et see ongi kõige suurem eesmärk, et sa teed selle nagu läbi. Tema mind ette selleks valmistas. Kes keerab lehte? No nii, tehtud! Mitte kunagi enam. Aitäh, Sander, nende emotsioonide eest ja see on ikka ülivinge, et sa sellise väljakutse vastu võtsid. SCO Motors soovib sulle edu ja toetab omasid.